Tere, Edward! Täna räägime meeskonnatööst. Räägi, enne kui me võib-olla meeskonnatöö juurde jõuame, et räägi natuke endast. Tervist, et mina olen siis, millega ma tegelen, on see, et Baltikumis SEB müüks rohkem digitaalselt ja et me digitaliseeriksime panga hoopis teisel tasemel. Kaua sa sellega tegelenud oled? No tegelikult circa aasta, aga nüüd tihedamalt siis ütleme 3-4 kuud. Okei, aga miks see meeskonnatöö üldse tähtis on? Meeskonnatöö on ainukene asi, millega tegelikult saad saavutada oma eesmärgid ja milleks me tegelikult siin oleme, oma ükskõik, kes mis tööd teeb, on see, et saavutada oma eesmärgid. Nii et üksinda seda on peaaegu võimatu teha. See on ikkagi väga erandlik, nii et peab väga täpselt teadma ja õppima terve elu tegelikult, et kuidas seda meeskonnatööd paremini üles ehitada ja selleks on oma tipid täitsa olemas. Ja mis need tipid on? Kõigepealt seda, et mida mina kõige rohkem õpin, ongi kuulama. Et sa kuulad teisi ja teine asi, et siis kui sa kuulad lõpuks, siis ka sa õpid tegelikult sellest kuulatust. Et meeskonnatöö osas kõige tähtsam on just see, millest ma alles viimastel aastatel aru sain, et kõik inimesed meeskonnas ei tohi olla samasugused. Et noorena ma arvasin seda, et kõigil peab olema selline suur võimas drive taga, et kui nad midagi teevad 100% ööd ja päevad väga suure kirega, siis mida ma nüüd olen õppinud, et meeskonnas peavad olema erinevad karakterid. See tähendab seda, et peab olema paar inimest, kes on niisuguse suure drive'iga, aga kui kõik on sellised, siis lõpuks tuleb ainult üks suur fight ja kaklus. Et tegelikult on väga tähtsad just need inimesed, kes stabiliseerivad selle meeskonna, kes oskavad võib-olla neid rohkem detaile näha. Ja see on nagu teine formaat, ongi just see pool, et kas oled detailne inimene või sa näed nagu suuremat pilti. Aga mis nagu juhi osa või tähtsus seal on? Juhi osa, ma ütleks nii, et esimene asi on, et juht peab nägema suurt pilti ja ma arvan, et viga tehakse tihti sellepärast, et pannakse need juhiks inimesed, kes tegelikult on spetsialistust tulnud ja nad näevad ainult detaile ja kõik oma juhtimistööalase aja nad kulutavad detailidele, nägemata, kuhu see ettevõte või projekt tegelikult läheb. Ehk ma näengi selles osas just seda ette, et kõigepealt juhil peavad olema suur pilt ja ta peab väga hästi oskama kuulata oma meeskonda ja andma sõna kõikidele. Ja see on väga raske juhtum, eriti kui juht mõtleb endale ideaalse visiooni välja ja ta tahab, et kõik selle visiooni ära ostaksid, on ju, ja tunnustab anda kõigile sõna, et kuulata ära. Ja mõtleb kogu aeg, isegi kui ta annab sõna, ta mõtleb ikka sellele samale omale pointile ja ta ei võta seda teist nagu infot tegelikult sisse. Väga tähtis on võtta seda infot, sellepärast sa saad täpselt aru, mis on need augud sinu projektis. Kas see tuleb sul nagu isikliku kogemuse põhjal või? Kindlasti isikliku kogemuse põhjal, et me võime kõik lugeda väga palju raamatuid ja ma arvan, et ma olen seda palju teinud ja õppinud erinevates koolides Eestis, Euroopas ja ikkagi lõpuks need valusad kogemused saad enda käest kätte. Ja eriti, kui sul on tegelikult 3 riigiga tegemist, et SEB-s olengi ju Eesti ja Läti ja Leedu peal digitaalsuse peal, nii et tegelikult seal tulevad kultuuri erinevused mängu, et kus mõnes teises riigis võib-olla on rohkem see hierarhiline, ütleme, pool tähtis. Eestis õnneks on see ikkagi väga vabameelne, et SEB-s samamoodi võid minna juhatuse esimehe juurde ja teller võib ka minna, suruda kätt ja öelda, et tere hommikust, et kuidas päev on läinud. Ma arvan, et see on ka väga tähtis ja tegelikult luuagi oma ettevõttes selline kultuur, et kõik on võrdsed, sellepärast, et siis julgevad ka kõik avatult öelda, mis on valesti. Ja oma uutes projektides tegelikult hästi palju sellele keskendungi, et igal pool on 5-point plan, 5 erinevat, ütleme, eesmärke ja üks nendest on see, et õppida, reaalselt õppida ja tunnistada oma vigasid. Mida ma tegin praegu valesti, mis ma pean järgmine kord paremini tegema. Ja minul tihtipeale oli see alguses kuulamine, teiste kuulamine, et kui sa oled endale mingi suure eesmärgi seadnud, et sa võtaksid teiste arvamust just arvesse ja saaksid aru, et võib-olla tänu sellele sinu plaan saab hoopis tugevamaks. Edward, mis sa arvad, mis võiks tänapäeva noorte sükkseks oskuseks olla, et neist saavad head meeskonna liikmed? Ja, minu arust kõige tähtsam enda kogemusest mul ka tegelikult oli just see, et kui ma olin üliõpilane, siis ma läksin üliõpilase esindusse ja see oli nagu kõige lahedam kogemus üldse, sellepärast me saame korraldada suuri üritusi, heategevusüritusi ja samamoodi ka tegelikult ka ärilisi ettevõtmisi. Tegelikult see andis mulle tasuta sihukese kogemuse terveks eluks. Isegi CV-s see tegelikult mul siiamaani on see alles, see on esimene töökogemus. Ja see on tegelikult väga hea, sest ma ise olin gümnaasiumis õpilasesinduse juht ka, et olen täiesti nõus. Täpselt ja teine asi, mis ta annab sulle see seltskonnas. Kõige tähtsam lõpuks on ju see seltskond, mille sa endale elus välja võitled, kes on sinu kaasvõitlejad ja see ongi sinu meeskond võib-olla ideaalis tulevikus. Ja, no kõik taandubki inimsuhetele, et sa pead inimestega hästi läbi saama ja see õpetab sulle seda, kuidas saada. Täpselt, et hakata juba varakult õppima seda meeskonnatööd ja seda üksi kodus raamatut lugedes kindlasti teha ei saa. Nii, aga mis need 3 viimast nippi on, mis sa soovitaksid? Praktika, õpilasfirma ja üliõpilasesindus. Väga hea. Ja tegelikult kokkuvõttes kõige tähtsam on see, et sa oled ambitsioonikas ja aktiivne.
super, need on minu arust väga head soovitused, aitäh sulle! Aitäh sulle!